Tervist, kallid YouTube'i kanali vaatajad ja jälgijad ja teie samamoodi, kes te vaikselt piilute siin, aga kanalit pole veel tellinud, et mina arvan, et nüüd oleks õige aeg, seepärast et nüüd läheb järjest põnevamaks. Et meil on nii vahva külaline Kairi täna siin. Tšau, Kauri, Kairi, vabandust. ja enne kui ma annan Kairile siis mikrofoni, nii nagu ikka, ma juhatan veitsa sisse, siis nüüd on olnud nii põnevaid vestlusõhtuid ja Kairi oli üks külalistest siis seal Helsingi vestlusõhtul ja tema on siis sünnipäevaga number 5. Tahtsin kohe meelega seda ütelda, rohkem ma sinna juurde ei lisa ja tema edukuse kood on siis 56799. Meil tuleb sellest täna väga palju ka juttu, ma hakkan seostama ja teate, mis väga hämmastavalt huvitav naine, kui ma panin seal 5 omavahel kokku vestlema ja siis Kairi tuli väga sellise suure eufooriaga ja hakkas mulle rääkima oma asjadest, mida ta kohe teile ka avab. Aga see puudutas mind tohutult palju ja siis ta hakkas mulle vaikselt selliseks väikseks mentoriks, mis oli nagu väga huvitav. Whatsappis andis mulle nõu ja siis veel nõu ja siis ma tegelikult vestlusõhtul juba ütlesin, et Kairi, sul on nii palju asju, mida sa tead ja mida sa oled enda puhul nagu praktiseerinud, et patt oleks seda meie teada ainult jätta või siis minu teada. Ja ma ei ole veel teinud mingeid samme, seepärast et Kairi lubas mulle täna sellest rääkida enne salvestust, aga ma ütlesin, nüüd täna teeme niimoodi, et sa tuled minule rääkima ja teile ka kõigile seda avalikult, nii et Kairi, räägi meile nüüd kõigile, mida sa mulle vestlusõhtul rääkisid ja mida sa oled mulle nüüd juba Whatsappis vaikselt õpetanud, et ja üldse, kuidas sa sinna jõudsid, see, mida sa mulle kõik oled nüüd nagu aidanud vaikselt siin. Ma ei taha küll see meelega ütelda, ma tahan, et sina hakkad sellest rääkima. Mis asi see on, millega sa mind ära võlusid? Tere, Merike. Äh, Noh, kui sa nii ütled, siis ma võlusin sind ära sellega, et sul oli probleem toiduainetega, mis tekitasid sulle reaktsiooni. Mhm. Ja minule kohe, et sinu videodes on ka ju näha seda, et sul lähevad silmaalused punaseks, eks ole. Et minul lihtsalt kohe turgatas sellega pähe, et järelikult on ju ikkagi mingi probleem, su keha ei võta vastu mingeid asju, sa juba ütlesid ka ju tegelikult, et ilmselt su keha ei omasta mingeid asju või tekib mingi reaktsioon, et ja siis ma soovitasin sulle toidu talumatustesti teha ja sellisel kujul, mida Soomes teha ei saa, et ainult Eestis saab seda teha. Ja siis sa võtsid kohe sõnasabast kinni ja oh-oh-oo, mis nüüd saab? Täpselt. Ja, et aga kuna sa võid muidugi siin kas mainida, kui sa nüüd ühesõnaga saad mainida, et kus seda saab ja kuidas sina seda protsessi kõik nagu läbi käisid ja miks sa seda tegema hakkasid, et see oleks ka nagu huvitav. Et jah, et Kairi räägib tõtt, näed praegu ka, kui sa hakkasid rääkima ja ma näitasin silmaaluseid, siis ma vaatan, järjest punasemaks läheb kogu aeg, et ma sõin tegelikult eile kommi küll, ma päris ausalt tunnistan üles, täna siin piparkooki ka natukene, nii et kohe reageerib, näete. nii. Piparkoogis kas suhkur või nisu või ehk siis näha ole, on ju, kui sa selle testi kunagi ära teed. Selle testini ma ise jõudsin sellepärast, et mul väga lähedane tuttav tegi selle testi, kuna tal olid seedimise probleemid niivõrd suured. Ta tegi selle testi ära ja ta sai näiteks teada, et keha ei võta üldse vastu näiteks kartulit, mida ta on armastanud sööma. Mm. Et noh, väga üllatav, eks ole. Et enamus inimestel ikkagi seal on nisu, suhkur, pärm, on ju, aga paljud ei tea, kus kohas see pärm ja nisu ja suhkur üldse ongi. Et kui me ostame poest leiba, siis seal sees on ka suhkur, mida Mm. paljud ei arva, et noh, mis see siis on ju. Ja, ja, ja siis mul teine sõbranna kohe ka, et oh, mina tahan ka teha, et kaalu ka langetab ja kõik on nii äge ja et noh, miks mitte, eks ole. Läks, tegi ka testi ära, ütles, et tema on normaalkaalus ja selles suhtes, et ei ole nagu probleemi, aga ütles, et kõhupuhitsused on läinud, magab nagu beebi, mingeid probleeme ei ole, kõht käib ilusti läbi, onju. Noh, see on okei, et ma teen ka, et ma olen tegelikult ju aastaid ja aastaid kogu aeg sellega ise tegelenud, ise nagu seostanud endaga nagu neid toitumisalaseid teadmisi, teinud igasuguseid toitumiskavasid, kõiki asju, mis noh, kõik naised teavad seda. Ja. Ja ma ütlesin, olgu, et ma lähen teen ka. Ja mul nagu väga hullu seal midagi ei olnud, aga ma välistasin endalt sellise asja ära, et
et mul ei ole mingi nisuprobleemi, mul ei ole no laktoosi seal sees ei olnud, see on ikkagi eraldi, aga piimad ja sellised asjad. Et Mhm. mina välistasin enda puhul selle ära, et mul on mingi muu probleem seedimises Mhm. ja ma saan juba sealt edasi minna. Üldiselt on niimoodi, et kui sa hakkad täitma neid toidutalumatuse asju, siis noh, seal tulevad sellised tabelid, et Mhm. mida siis võid süüa, mida ei või süüa, noh, ühesõnaga, mida su keha omastab, mida mitte. ja, ja siis ma välistasin need asjad ära, aga juhtus ikkagi see, et mul läks korrast ära. Noh, see okei. võtab muidugi ka aega, eks ole, aga sellega sa saad siis vaadata ja minul on ilmselt mingisugune muu probleem, kas siis ärritunud soolasündroom või midagi sellist muud. Et ma välistasin ära lihtsalt, et ei ole asi talumatuses. Üldiselt nagu ikkagi inimesi see aitab ja kui sa jätadki need asjad, näiteks mul oli ka veel näiteks Hiina kapsas ei sobi mulle, eks ole. jah, ma tean ju, ta teeb puhitsusi mulle, Mhm. aga nüüd ma tean faktiliselt, et see ei sobi mulle ja ma juba noh, võtan seda kinni niimoodi, et ma ei lähe poest ostma eraldi enam Hiina kapsast, sest ta Mhm. tekitab mulle vaegusi, mitte et äkki tekitab, eks Mhm. ole. Äh, et, mul et jah, et tahtsin, mul sõbrannal näiteks oli probleem, et ta ei saanud et viinamari tekitab talle probleemi, et kuidas ta nüüd veini joob. et, jaa, ei et tuleks sellised selle huvitavad asjad tulevad välja, jah. ei tuleks selle pealegi. No nüüd mul on nagu väga hea, alkohol jättis mind maha, aga magus ei jäta mind maha, see hoiab 10 küünega seljast kinni kogu aeg, et ma siin võitlen. No mis ma võitlen, tegelikult peaks ju jätma sõna ära, võitlen on ju probleem kaaluga. Kui need sõnad jätta sõnavarast juba ära, et mul on kõik väga hästi, ma olen ideaalkaalus, ma arvan, et siis keha juba tunneb hellitust. Ma saan kõigest nendest lausetest aru, aga tegelikult ju kuklas kogu aeg taob mingi hoopis teine informatsioon et, et ma tahtsin veel edasi natukene, sa kohe saad jätkata, aga kui sa mulle ka ütlesid, et kuna mul oli Tallinna reis just ees ja sa ütlesid, et näed, tellid see paketi nagu ära ja lähed annad vereanalüüsid, et ja siis keegi sõbrannast oligi, kui ta jättis sellest nimekirjast ära nagu need asjad, oli isegi võtnud oli võtnud, saanud kaalust alla lihtsalt selle tulemusel, et ta jättis sealt need asjad ära, eks ju. oli nii? Temal läks isegi kevadest sügiseni läks pea 20 kilo koheselt, ohoh. et inimene pole mitte kunagi tegelenud toitumisega, Mhm. et pole kunagi jälginud, mida rohkem sa jälgid seda toitumist, kogu aeg ennast piitsutad või sedasi, seda rohkem nagu keha on stressis, ta ei lasegi kohe lahti. Mhm. et see käib ikkagi siit läbi mõistuse, käib see kaalulangetus kõige enam siiski, onju. ja Aga lihtsalt, et kui sa teadvustad endale, et sa saad aru, et see teeb mulle halba, siis sul on palju lihtsam jätkata teist teed. aga räägi natukene oma lugu ka, et mis sinu elus on juhtunud. Noh, kas juhtumine ei tähenda seda, et midagi halba on ju alati, et meil võivad juhtuda ka mingid head sündmused, et miks siis tuleb nagu selline mõte, et mul on, sa ütlesid küll, et sul oli mingid ka kas puhitsesud või mingisugused asjad, kõhus oli midagi valesti, eks ju. see oli üks asi, aga kuna sa ütlesid, et sa oled nii paljude asjadega juba tervise mõttes iseendaga tegelenud, et äkki veits sa valgustad ka, et kuidas see nagu sinna on läinud, et mina ise olen ka olnud kaalujälgijates, siis ma olen, ma ei tea, mida kõike ma olen ka ära proovinud, mingid plaastrid ja tabletid ja süstid ja kõik asjad ja siis ma mõtlen, et joh, ei tea, et issanda päikk läheb enne looja. ja siis, kui sina tulid mu ellu, mõtlesin, vot seda ma proovinud ei ole ja usun, et seal on pointi ja nüüd, kui sa hakkasid mulle rääkima, siis ma teen selle kindlalt ära ja sa ütlesid ka, et seal on, nüüd ma räägin väga palju, aga proovi siis nagu mäletada, mis ma tahtsin, eks ju. et kui sa ütlesid ka, et siis nagu tuleb mingi konsultatsioon sealt veel, kus ma siis tellin nagu need no pärast me paneme info ka siia, aga see, et sellest konsultatsioonist ei ole nagu piisav, et aru saada, mis tegelikult on mingi asi omaga veel seotud, et ja Kairi on mulle nii palju juba ette rääkinud, et ma kohe kibelen seda süsti andma, ma veel kardan nagu süsti anda ka, või mitte süsti, aga seda verd anda, et see on ka veel omaette ooper, aga noh, saame hakkama. kas sa mäletad, mis see point oli, minu jutu point või? Ja ma pean alustama sellest, et kuhumaani ma olen üldse jõudnud ja miks, aga ma lõpetan selle toidutalumatuse testi siis nagu selle teema, Mhm. et jah, seal on niimoodi, et ma praegu internetti lööd sisse toidutalumatuse test ja sul tulevad sinna ette igasugused, need on eraarstid teevad seda ja
maksad selle ära, saad saatekirja Synlabi või siis olenevalt, kuidas see toitumisnõustaja on, eks ole, mingi lepingu teinud. Ja siis, kus tulevad vastused, siis saad ka nagu tunnise konsultatsiooni, kus ta siis ütleb, et kui sul on näiteks, et näiteks sul on nisu, rukkis ja need teraviljad nagu keelatud, aga kaer on lubatud näiteks, eks ole, et siis ta ise analüüsib sinu seda testi, ütleb, et noh, et ära ikkagi kaera ka praegu söö, et lisa kaer näiteks 3 kuu pärast, eks ole. noh, Mhm. sellised, et ikkagi teaduslikult, mina ei ole toitumisnõustaja, mina lihtsalt oskan suunata inimesi probleeme lahendama. Mm. aga kuidas ma sinna jõudsin siis? Ma jõudsin sinna niimoodi, et ma naljaga ikka ütlen, et ma olen sündinud juba ülekaalulisena. Ma kaalusin üle 4 kilo. Noh, normaalne on ju 3,5, eks ole. Ja olen olnud ikkagi kogu aeg selline pondsakas siis. Mhm. Ja eks see on tulnud siis suguvõsa mustrist veidikene. Ja, ja nagu sa ütlesid, mul on see kuus, enesekahtlemine, eks ma olen toiduga ennast lohutanud lapsest saati juba. Nüüd siis alles siis noh, oma enesearengu teel olema sellest aru saanud, kus see võib tulla, eks ole. Siis ma olen olnud kogu aeg siis suurem. Koolis mind väga ei kiusatud, kusjuures on mõned klassiõed, kes noh, eks nad vahest ikka midagi ütlesid, aga mul ei olnud sellist väga hullu. Pigem kiusasin iseennast, eks ole, peegli ees või oma mõtetega. Ja päris suureks sammuks või siis astmeks sai siis, kui ma teismelisena kaotasin oma isa suurele haigusele. Ja ma ei osanud toime tulla nende tunnetega ja Mhm. sealt nagu siis tõusis see ärevus, depressioon, kõik sellised teismelise ja ma olin 13, et mul on aastatega väga raske need numbrid, ma ei ole jätnud meelde omale, ilmselt siis psühholoogiliselt olen blokkinud. Mhm. Ja siis ma sealt siis astusin ja ma kaalusin keskkooli lõpuks äkki 100 kilo, okei. 98, midagi sellist, eks. Ja siis ma sain ka, sõbranna ema tegi sedasama punktide asja või seda toidu kaalunõustav, mis see oli, mis sa mainisid? Kaalujälgi, jah, mingid punktid olid. ja, jah, et ma võtsin veel siis antidepressanti, et oma eksamid ära teha. Ema ikkagi mind tõukas siis nagu siis psühholoogi juurde, noh, ma käisin veel arstlikul kontrollis, ma olin nädal aega olin haiglas, Tallinna haiglas, kõik sooled seest väljast, ei midagi, lihtsalt depressioon, sügav depressioon. aga kuna ma olen selline hästi lõbus, ma ei hoia enda sisse väliseid asju, et mis mu sees päriselt toimub, seda teavad, ma ei tea, kas üldse päriselt keegi teab, eks ole, et selline, eks mingeid asju ikka ja kõike välja ei pahvata, enne kui ma läbi ei seedi enda sees neid, eks. ja siis noh, sealt ma sain siis abi, see kaalulangus, see programm, sealt läks -10 kilo. siis ma läksin Tallinnasse tööle, olin seal ühiselamus, eks ole, käisin tööl, koolis, õhtul tulin koju, öösel jälle sõid mul toakaaslased kanaarid, jälle Kairi tuleb kanakoif või siis krabipulgad ja jälle ta seal krõbistab öösel, onju. aga ma lihtsalt lohutasin ennast toiduga, sest ma olin nagu kas siis väsinud või stressis, eks ole. ma ei olnud välja ravinud enda depressiooni tegelikult. Mm. ma sain arsti juurest need rohud ja läksin lihtsalt sealt ära. üritasin ise hakkama saada. siis sellel hetkel, kui ma seal Tallinnas siis koolis käisin, ehk siis sealt ma õppisin sotsiaaltööd ka. ja eks seal oli ka sellised psühholoogilisi pooli, mis me siis õppisime. Mhm. ja sealt hakkas tegelikult see eneseareng nagu veidike pihta. ja just see, noh, sa tead ju kogu aeg, kõik räägivad, et ei tohi palju süüa, ära söö seda, ära söö toda. Aga miks, kus ma tean? noh, Mhm. palju siis on palju, palju on vähe, eks ole. mind hakkas lihtsalt nii hullult huvitama see, Mhm. et sa oled öelnud ka, et viied on vist hästi uudishimulikud, on ju, sa ei tahtnud küll mainida, aga ja ma kohe küll, ma lihtsalt. jaa, ma varsti toon näiteid, ma nüüd kuulan kõrv kikkis kogu aeg ja varsti ma seostan sind ja sinu koodi. aga nii huvitav on, ma täitsa niimoodi ahmin õhku kogu aeg, räägi. no ja siis, eks aastad lähevad mööda, koolid, tööd ja asjad, mis seal olid. ja siis ma hakkasin käima trennis.
ja ma käisin äkki aasta aega, käisin Rocca al Mare MyFitnessis, käisin Body Pumpis, hullult mulle meeldis ja noh, väga mõnus oli liigutada ja siis ühel päeval tuli treener, mu lemmiktreener minu juurde. kuule, et kas sa käid trennis sellepärast, et ennast liigutada või kaalust alla võtta? No ei, et ikka tahaks kaalust alla võtta nagu, et ka, et kõik me võime endale rääkida ju, et oi, et ma tahan lihtsalt liigutada ja ma olen sellisena ilus, nagu ma olen. Et ei, see on vale. Loomulikult ma tahan kaalust alla võtta, miks ma muidu trennis käin. Mhm. Ja siis ta ütles, et aga okei, ma aitan sind, et pane oma toitumiskava kokku või noh, mida sa sööd siis nagu Mhm. ja tule minu juurde järgmine nädal, et pane kõik kirja nagu. Ja tema hakkas mind siis tegelikult õpetama, et mis on süsivesik, mis on valk, mis on rasvad, miks neid vaja on, kui palju neid vaja on. Ja sealt ma siis võtsingi aasta ajaga võtsin 30 kilo alla. Ossa. Jah, et ma alustasin jaanipäeval muide ja mul oli veel näpud püsti aeg, onju, me käisime sõbrannadega reisimas, istusime poe koridoris, otsisime läpakaga, et saaks voolu, et ma sain oma punkte kirja panna või kaloreid kirja panna, palju ma seal purgisuppi võin süüa seal lõkke peal soojendada, eks ole. et kaalud olid kaasas ja kõik jumala, noh, äge oli, eks ole. ja alustasin jaanipäeval ja kaal hakkas langema siis ütleme peale sügist ikkagi, et noh, 7 kuuga üldiselt siis on ju. aga see, mis siin peas toimus, see nagu nii pikaajaline, Mhm. et see võtab kõige rohkem aega. Igaüks võib võtta omal kavast maha leiva, saia ja kõik sellised asjad, aga see, mis su peas toimub, see ikkagi, noh, see on lihtsalt mitu aastat kestab see, et sa saad päriselt aru, miks kuidagi süsteem toimub. ja siis kõik oli lahe, hästi äge, kilod all, tuli laps ja siis vaatab peeglisse, näed, kaalun seal 76 kilo peale rasedust, eks ole, paks. Ahah. noh, ei, noh, et ei saa ja võtsin kohe kava, aga tegin kava, käisin jalutamas, kehakaal ainult tõuseb, 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 tõuseb. et ja ma ei saanud aru, mis toimub, miks ma teen ju kõike nii, nagu mulle öeldakse. Mhm. Lõin käega, andsin olla ja siis ikkagi jälle pöördub tagasi selle peale, et kõigepealt tuleb teha oma pea korda. Sa pead aru saama, eks ole, et miks sa seda, miks sa sööd, miks sa stressis oled. stressihormoon noh, takistab ikkagi kaalulangust oluliselt. et öeldakse, et armunud inimene, vaata, kui lihtsasti kõik muutub. Mhm. kõik on nii mõnusalt, kõik kaal langeb, kõik ennast, sest et sul ei ole stressitase. stressitase on kõrge, mul oli väga kõrge sünnitusjärgne depressioon. arstid mulle seda muidugi ei diagnoosinud, sest ma ju ometigi abi ei otsi, ma saan ju kõigega ise hakkama ometigi. Absoluutselt. ja siis ma olen nüüd pusinud siiamaani ise hakkama saamisest, kuniks oli niimoodi, et ma enam voodist püsti ei tõusnud. Ossa. ma ei tõusnud püsti sellepärast, et ma ei tahtnud püsti tõusta. et mul ei olnud küll niimoodi, et enesetapumõtteid, aga ma olin lihtsalt ummikus omadega ja ma olin nii ummikus, et enam ei taha voodist püsti tõusta, ma sain arsti, siis ma pöördusin arsti poole. mul oli sellel ajal üks sõbranna, kes ütles, et nüüd sa lähed ja Mhm. otsid omale abi. ja ma olin igasuguste ravimite vastu, et ma ei taha mingeid antidepressante, mingit, ei, Mhm. miks. aga tegin kuuri ära, sain mõistuse selgemaks ja sellest ajast saati siis, noh, sellest on nüüd 3-4 aastat möödas, olen ma siis nagu hoopis elu teise pilguga vaadanud ja enda sisse hästi palju. kes see ikka tahab endaga peeglisse vaadata, aga mina, tuleb teha seda, jah. minule meeldib vaadata. oi, aga mul läks, ja ja mul läks väga pikalt aega sinna, aga räägi edasi, siis ma ootan, kui sa niimoodi nagu ära räägid, siis ma hakkan sinu koodi seostama. nii. jah, eks ma noh, nüüd olengi siin ja tegelikult siis olen aru saanud, et ma olen terve elu, inimesed tulevad minu juurde, terve elu on tulnud ja küsinud mu käest kogu aeg asju. nõu, isegi kui nad nõu ei taha küsida, siis lõpuks ütlevad, issand, kui hea, ma sinuga rääkisin.
ja nüüd ma olen siis nagu mõelnud ja sinu neid numbreid kuulanud ja noh, ma olen ju neid astroloogilisi asju kuulanud ja mõtlen, ma nii tahaks aidata neid inimesi, kellel on probleemid nagu päriselt nagu enesekindlusega, mingite muude probleemidega, et ma ei ole professionaal, aga ma saan aidata sul suunduda kuhugile, näiteks nagu siin selle toidutalumustesti mm, juurde, mm. et võtame samm korraga ja lähme jälle edasi. nii, nüüd ma hakkan rääkima aitäh, Kairi, kallikene, kogu selle loo eest, selles suhtes, et see on väga mõtlemapanev, sellepärast et tõesti depressioon on meil erinevatel tasanditel ja olgem ausad, see kõik, mis sa räägid, see ongi elu. et issand, mul oli nii palju mõtteid. ma väga elasin sulle praegu kaasa, ma arvan, et ma olen selles suhtes teise koodiga inimene, mul seda number 6 õnneks ei ole seal, sest number 6 ongi see, sinu kood on siis 5, 6, 7, 9, 9. nüüd ma hakkan sinu koodist nagu rääkima, kuidas nüüd nende näidetega. ehk siis 6 ongi see, et tema nagu tugevam miinuspool, mis sul oli arvatavasti siis aktiveerunud, see miinus on see, et kogu aeg nagu enesehaletsemine, et sa nagu ei kõlba kellelegi. No vaata, üldse rääkimata iseendast on ju, sa olid iseenda mingi halvem versioon üldse. see isa lahkuminek, mis tundus sulle nii ebaõiglane, siis lõpuks see, et sa said justkui nagu enesekindluse üles tuunitud läbi selle treeneri abiga, on ju, sa said justkui nagu mõistusega aru, siis tuli see armumise faas, nagu sa ütledki, et tegelikult me peaksime päevast päeva olema armumises faasis. ja ma mõtlesin sinu jutuga, mõtlen, et täitsa lõpp, ma olen elus armunud arvatavasti väga tugevalt mingisugune nagu kas 3 korda ja täitsa lõpp, kaal lihtsalt langeb, nagu söögiisu läheb ära, kõik on nii chill, silmaalused läigivad nagu särast, on ju, nüüd läigivad punasest värvist ja ise veel toonitan ka siin natukene, aga siis mõtlen, kui huvitavalt sa ütlesid tõesti, et see leida see eufooria nagu see liblikatunne enda sees. muidugi elu on elu, täna on nagu vapsi totaalselt hämar nagu õues ja siis mõni ütlebki praegu, kes kaamera taga on, et no sul on lihtne ütelda, vaata, et sa kogu aeg naerad, aga mina olengi hakanud näiteks Kai Oja üks koolitus, mis oli, me oleme mõlemad käinud Kai Oja kursustel erinevatel, meil tuli jutuks siin eetriväliselt. no miks ma räägin Kai Ojast, seepärast et tema seda Proctori seda tehnikat viis edasi, aga mis vihje ma sealt sain, ma hakkasin endaga harjutusi tegema peegli ees ja alustasin oma silmadest. ehk siis totaalselt endale nagu silma sisse vaadata ja saada aru, kes ma olen. sest kui palju ma olen sellest ka rääkinud, siis ma kartsin endale silma vaadata, sest ma olen nüüd 47, ma olen harjutanud seda äkki mingi kas 8 või 9 aastat. et nüüd ma saan juba nii kaugele, et ma ikka täiesti hullan endaga peegli ees ja no mis ma hullan, siis ma vaatan, et no on ikka kõhupunne, tagumik ka nagu leivaahi siin selja taga, nagu saad aru, noh ikka ja siis näed, ma mõtlen, et justkui nagu kõik on chill, ikka leian mingisuguse vea, et ma arvan, et see sinu point on ikkagi see, et me lõpuks oleksime endaga nii rahul, et sa ei näegi nagu viga või vigu, et leida see just täielik harmoonia enda sees. ja nüüd tuleme näiteks selle juurde, et kui see kood on Kairil 5, 6, 7, 9, 9, Kairi elab ka ju Soomes ja elukohta vahetanud, nagu ma kuulsin, siis kooli mitte vahetanud, aga sa oled kogu aeg nagu selline õpiimuline olnud, üks koolitus teise järgi. eetriväliselt sa veel rääkisid veel rohkem nendest asjadest ja see toitumine on sind kogu aeg nagu köitnud. eks number 5 ongi elupõline õpilane. ja siin on nüüd see koht, Kairi, et kus sa pead nüüd aru saama, et see, et kui sa oled nagu vabatahtlikult kogu aeg jaganud ja sinu juurde on tuldud küsima ja sinuga on hea vestelda, siis on need 2 üheksat, mis su koodis nagu kutsuvad, ma räägin alati, nendel on otse ette kirjutatud, tule räägi mulle oma mure. et saad aru, vaata, aga kui me nüüd vaatasime Kairiga veel tema missiooni, siis ta missioon on väga-väga võimas missioon. ma seda ei ütle selles suhtes, et kes tahab oma missiooni teada, siis selleks on see isiklik analüüs. et me tahtsime lihtsalt, kuna Kairi aitab mind, siis ma aitan Kairit, et ma tahtsin ka teda aidata, et ta saaks aru, kus tema koht tegelikult on. et hetkel ta töötab sekretärina või assistendina ühes ettevõttes, aga tegelikult tema süda karjub hoopis mingi teise asja järgi ja näete, see toitumine, see teiste inimeste aitamine, see on väga seotud tugevalt tema missiooniga. ja sul on väga tugev intuitsioon, et siis, kui ma rääkisin selgelt nägemisasjadest või siis ühes videos, siis sinul on 7 ja 2 üheksat, no ma ütleksin, et selline tajumine absoluutselt kuubis, ma arvan, et sa varsti oskad inimesi skänneerida nii, et sa juba kohe saad aru ilma selle, mis oli testita, tõmbab tule siia, ma räägin ära kõik sulle. ehk siis jaa,
nagu megavõimas, sellepärast tõesti, vaadake see, mis nüüd Kairi rääkis, siis ta rääkis mulle Whatsappis, mitte nüüd kõike seda lugu, aga kui ta hakkas rääkima, ma olen teinud ka igasuguseid katseid iseendaga. kirjutage palun kommentaaridesse, mida kõike te olete teinud iseendaga ja kus te olete endaga. nii nagu Kairi ütles ka, et ta on kaalulangetajatest käinud, ma isegi vedasin ühte rühma, ma võtsin 10 kilo alla. ja siis, kui ma hakkasin seda rühma vedama, mis oli väga suur vastutus, ma võtsin kaalust juurde, tuli stress, et see oli totaalne õudukas. ma mõtlesin, et mitte kunagi ma ei hakka rääkima sellest, millega ma ise nagu hakkama ei saa. et jaa, mul vist nüüd mõttelõng läks ära. aga mul on ka kuus, kui ma nüüd vaatan sünnipäeva, vaadake ka oma sünnipäeva, näiteks kes on sündinud 26, sul on ka kuus olemas, siis Kairil on siis see tuleb kuust, juunikuu on selline, mis vibreerib. aga ega siin näiteks viite kohta ma ütlen, teate, kui naljakast, et mitte naljakast, mina ei ütle, see on tulnud sealt meie koolist, et number 5 on sellised sirgjoonelised nagu sellised inimesed, et sellised lihtsalt, et vot niimoodi. ja kui Kairi minu juurde tuli, siis ma vaatan, et täitsa lõpp, et täiesti naiselik, ma ei öelnud sulle seda tookord ja siis ma saan nüüd väga hästi aru, seepärast et see number 6 on ju totaalselt naiselik number. ehk siis teie, kallikesed, kes te olete 5. päeval sündinud ja te kuulete, et Merike räägib, et 5 on sirgjoonelised, aga kui sa oled juunis sündinud, siis sa oled väga naiselik naine ja Kairi on väga armas naine. et Kairi väga hästi naeratab, mis mulle totaalselt meeldib, me tegime natukene harjutusi enne siin isegi. ja nüüd ma rääkisin väga palju, aga nüüd ma ütleksin siis niimoodi, et teeme nii, et nagu umbes nagu tutvume nüüd otsast peale ja minul on tõesti väljakutseid oma punaste silmaalustega, ma saan aru, et mul on seal mingisugune toidutalumatus, ma olen ise katsetanud, tunnustanud natukene seda siit ja sealt, et mis mulle ei sobi. et sinu selle nagu soovituse järgi ma peaksin alustama näiteks nüüd sellest testist, on ju, käin, annan vereanalüüsi ära, siis ma saan nendelt konsultatsiooni ja siis nii nagu sa ütlesid mulle, et seda konsultatsioon, mitte konsultatsiooni, aga sedasama paberit ma võiksin sinu juurde tulla ja sa räägiksid selle omakorda veel rohkem nagu lahti ja näed nagu neid siduvaid nagu asju veel paremini. meil oli kuidagi niimoodi sinuga jutt, et sa annad veel mulle mingi oma konsultatsiooni ja annad ka soovitused, et see on umbes nii nagu toidunõustaja, kuigi sa ütlesid, et sa ei ole toidunõustaja, sa räägid lihtsalt seda, mida sa oled ise need ämbrid läbi astunud juba elus, eks ju, ma sain niimoodi aru. ja. ja just, et kui sa saad selle paberi kätte, siis seal on hästi palju nii-öelda siis oleneb, millise testi teed, noh, kelle käest sa testi võtad. kas sul on seal punaseid, kollaseid või on sul nii-öelda rohelisi või lubatud aineid ja te käite need kõik läbi. aga kui sul omal ei ole ikkagi sellist nagu arusaamist ikkagi toitudest, eks ole, siis Mhm, sul on võib-olla upud ära sinna sisse. okei, sa saad aru, et nisu ei tohi, saia ei tohi järelikult, okei. mhm, aga ja muidugi noh, toitumisnõustaja käest saab alati juurde võtta infot loomulikult ja kõik on nagu, ta on ikkagi õppinud seda. aga minul on jah, võib-olla siis see kogemus, võiksin ikkagi julgelt öelda, 20-aastane kogemus, eks ole, selle kogu aeg nende ämbrite sees kolistamisega. pluss see, et okei, sa kuu aega ei söö neid asju, et katsetada, aga teisel kuul ma tegelikult ikkagi väsin ära juba. mhm, ma ei jaksa, ma tahan saada seda saia, ma tahan võisaia saada, noh. mhm, et just see, et siis on nagu see, et sa pead hakkama oma aju treenima sellega, et miks sul see sai kahju teeb. miks sa selle testi üldse kunagi hakkasid tegema? et, et sa pead aru saama sellest, et sa teed seda oma tervise pärast. sa teed seda sellepärast, et kvaliteetselt kogu oma ülejäänud elu ära elada. et millisel viisil sa siis tahad oma, mõnel on 20, noh, kui vanusi võtta, eks ole, et ka 70-aastaselt võid ju sa noh, avastada, et kuule, et ikkagi, et no ikkagi on mäda noh midagi. mhm, noh, et see on absoluutselt. sinu valik ju, millisel kvaliteedil sa lõpuni elad või kuidas sa siis need järgmised 10 aastatki elad või noh, Mm, et, et sellest tuleb aru saada, et see on just see koht, mis, et see test iseenesest või see toitumiskava ei tee sind mitte kunagi, näiteks ütleme siis peenikeseks. see ei tee sind kunagi tervislikuks selles mõttes, kui sa seda ei suuda jätkata. ja kui sul puudubki siis selline, sa võid ju raiuda seda aasta otsa
nüüd ma kaalun seda, nüüd ma kaalun seda. sul on lõpuks kõrjauguni sellest kaalust või sellest pudrust, sest et noh, sa teed seda lihtsalt hambad ristis, et ma tahan peenikeseks saada. aga miks? Mhm. Miks sa tahad? ehk siis no inimesed üldiselt jah, tahavad olla lihtsalt ilusad, aga see on ju kogu tervis ja ju sinu elukvaliteet seal taga. ma saan aru seda, et sa aitad ka nagu minna sinna natukene sügavuti sinna just seesama miks sõna taha, eks ju, et vaadata see, et noh, mina arvan, mina olen selline, teate, muidu jube nutikas terav pliiats, aga kõik, mis on nagu tervisega, kui tuleb mingid skeemid, värgid, okei okay,, kui on roheline lubatud on ju, kui punane, siis see, nagu sa ütlesidki, et kui on mingi nisu ta-ta-ta, no saia leiba ei tohi võtta, okei okay. Ja vot mul on järjepidevusega probleem, on ju. siis ongi nagu väga hea, kui sina oled mul nagu nõustajaks selles suhtes käehoidjaks, nii nagu ma numeroloogina hoian teil käes kinni ja pistan ora ikka tagumikku, et kui on vaja lavale minna või kui on vaja teha mingit Youtube'i, siis tehke, onju. ja siis nüüd mul on nagu teistpidi vaja, et lihtsalt see, et lükka mulle see ora sinna ja minule ei meeldi kaaluda üldse. vot nüüd sa ütlesid nii kuldse lause minule, et nagu ära tunnetada, et ma saan aru, et kõik need nipid sa jagad, noh, mulle ja teile ka samamoodi et mina olen juba Kairiga siin läbi Whatsappi saanud, meil on nagu käpp sees. et aga näiteks, kui keegi nüüd siin ekraani taga tahaks sinuga kontaktis olla, et kuidas tema sinule saaks ligi, et kas sul on näiteks ka mingi suletud Facebooki grupp või saab sulle Messengeri kirjutada? mul ei ole ühtegi gruppi, ma olen mõelnud, et ma sooviksin seda gruppi teha, aga ei ole nagu otseselt, kuidas ma ütlen, mul on siis nagu südame peal siis pigem siis sellised 100 kilo naised, eks ole, kellel on tegelikult hoopis teised probleemid, kui kellel on 5 kilo ülekaalu. noh, kindlasti on suhteliselt sarnaseid ka, aga ikkagi, kui sa oled ikkagi suur, siis sa juba näiteks ütleme, sa ei jaksa trepiski kõndida, aga seda üldiselt ikkagi 70-kilosel inimesel ei ole, et sa ei jaksa kolmandale võib-olla kõndida. ütleme siis niimoodi, et sa pead vahepeal puhkama, onju, et üldiselt noh, see oli lihtsalt üks näide, Mm-hmm. et ikkagi suurtel naistel on hoopis teised nagu mured, alates hügieenist lõpetades siis enesepiitsutamisega siis, eks ole, noh, naistel on üldse sellised probleemid. ja et mul gruppi ei ole, mulle võib kirjutada sinna Facebooki minu isiklikule Mm-hmm. sinna gruppi ja kas sa oled mis su küsimus üldse? ja väga hea, ma juba näen, et sa teritad oma mõistust seal. kas sa oled mõelnud selle peale, mul on näiteks tehtud suletud Facebooki grupp Numbrite keel ja miks ma tegin selle suletud, sellepärast et sinna tulevad just need inimesed, kes nagu vajavad seda informatsiooni. mulle meeldib selline intiimsus ja nii nagu eetriväliselt ma ütlesin Kairile ka, et ta teab nii palju asju, et minu meelest oleks nüüd aeg juba hakata oma kogemusi jagama. ja siit ka see küsimus mul praegu tuli, et kas sa oled mõelnud seda teha ka näiteks endale mingi Facebooki grupi, ta võib olla kinnine, et kõik ei saaks näiteks ligi, aga just need, kes täna siin kuulevad, et sa saaksid jagada nagu päriselt oma lugu, et kus oleks nagu väga turvaline ja kus tuleksid ka sellised inimesed, kes tahavad ka võib-olla oma lugusid jagada, aga ka väga turvaliselt ja selline nagu kaitstud tingimustes. et see oli mu mõte ja kuna sa ütlesidki, et sa oled mõelnud ja et umbes sa ootad sinna neid naisi, et kes on ka kuulnud, et 100 kilo naise ilu, eks ju. ma olen kuulnud kogu aeg, ma olen ka väga trullakas naine olnud, et ükskord üks külamees, saad aru, ma olin mingi vist 12 ja siis emaga koos kõnnime ja siis külamees ütleb, et oi kui sarnased tagumikud, lihtsalt üks noorem versioon, saate aru, mul oli nii piinlik. ja siis ma vaatasin ema tagumikku ja mõtlesin, et issand jumal, mul on tõsiselt samasugune tagumik nagu emal või. aga no see mees viskas nalja omast arust, aga mulle jättis ju jälje sügavale et no see on üks näide, aga ma tahaksin ütelda ka siin näiteks sinule, kes sa nüüd praegu kuulad meid ja oled võib-olla ka mõelnud, et kui vahva, kui oleks selline, ütleme siis nagu tavaliste inimestele mõeldud selline turvaline koht, kus saaks rääkida ja kus oleks ka justkui nagu turvatud selles suhtes, et Kairi saaks jagada oma kogemusi. ja kui sul on selline mõte näiteks, et paku siia kommentaaridesse, milline see nimetus võiks sellel grupil olla. et Kairi saaks äkki siit inspiratsiooni, kui me saame rohkem näha neid, et kes oleks huvitatud või siis näiteks teate, kui te ei taha näiteks panna pealkirja, mõni kardab, on ju seda, aga pange näiteks lihtsalt pluss siia
kommentaari pange pluss või pange näiteks süda. Siis Kairi tuleb ise ka vaatama siia ja siis me saame siit nagu seda tõuget, et Kairi teeks selle grupi ära. kuidas kõlab, Kairi? on päris jah, kõik? jaa, et ma kogu aeg mõtlen, et noh, et tahaks rääkida rohkem, tahaks aidata rohkem, et mis ma ikka siin oma perekonnaliikmeid siin kogu aeg ütlen, et see ei ole ikkagi päris hea mõte ja et tegelikult noh, kuidas ikkagi noh, et mõtleme niimoodi ja ja. et mis ma räägin inimestele, kes ei taha, nad ei ole selles kohas, nad ei võta seda informatsiooni vastu. aga just, et kui sa tunned, et tahaksid oma eluga ikkagi midagi paremuse poole, see ei peagi olema kaalulangetus, aga lihtsalt, et kuidas sa saaksid oma kehas ikkagi paremini tunda ennast. Mm. et lihtsalt see, et mina hakkan ka lähenema 40-le, eks ole, oi, oi, ja oi, just see point, oi. et ma ei taha hommikul üles ärgata niimoodi, et mu selg valutab, ma ei taha. ja. Ja ma olen alustanud seekord siis väga järjekindla treeningkavaga ja olen väga palju juba õppinud seda, mis lihas kus töötab, noh, ma teadsin seda varasemalt, aga nüüd hästi täpselt päevast päeva ma neid videosid tegelikult vaatan, Mhm. mind nii hullult huvitab, et noh, kui sul tuleb talv juba hakkab tulema, läheb libedaks, on ju, et kui sa oled selline kontoritööline nagu mina ja sa libised, siis sa saad valu. aga kui sul on ikkagi, oled siis nii-öelda treenitud või siis teadlikult liigutad ennast, ütleme siis nii, siis see libisemine ei pruugi viia kukkumiseni. Mhm. ütleme noh, siis sellisel viisil, et kõik sellised mõtted mul kogu aeg veerevad, et ma ei taha olla tulevikus see kepiga proua. ma Mhm. tahaksin kõndida, ma tahaksin olla ka lastelastele, eks ole, mängukaaslane. et oma elu jooksul ma oma lapsele väga suur mängukaaslane pole saanud olla, sest ma lihtsalt olen nii laisk, sellepärast et mul on lihtsalt nii suur kere taga kogu aeg olnud Mhm. ja et ma ei ole harjutanud endas aktiivsust. ja nüüd siis on see järjepidevuse õppimine ja õppimine, seda sa ainult õpid, eks ole, kui sa just loomult ei ole järjepidev. et väga. siis just selline asi, et mind just huvitab, et mis inimestel, kui sa tahaksid just saada nagu sellist tuge, et just kus kohas see tugi nagu on, et kui sa isegi ei tea, aga sa tunned, et sa tahaksid, Mhm. siis üldiselt mul käib nagu natukene võib-olla lihtsalt see arusaamine või leian selle ühe punkti, kust pihta hakata. ja sealt juba kõik hargneb laiali, eks ole. et sinu puhul oli lihtne, et mine tee test ja vaatame, mis sealt edasi saab. mis siin lihtsalt on? ja seda ma tahad öelda või? ja ma räägin, ei, küll ma hakkama saan, aga ma räägin ka, ma viskan tegelikult nalja, mulle endal nii huvitav, kui ma ütlen, silmad nagu taskulambid, saad aru. hommikul ärkad üles, tead, kogu aeg punasemaks läheb, ma jään kogu aeg teile vahele, kui ma olen magusat söönud. täitsa lõpp kui õudne. tegelikult on väga lahe, ma teen ikka endaga nalja ka kogu aeg. tulge vestlusõhtutele, siis te näete, kuidas ma viskan ikka sarkasmi enda suhtes, et Kairi oli tunnistajaks. oi-oi. ja seal ikka igaüks saab natukene, aga kõige rohkem viskan enda üle nalja. issand, kui põnev on sind kuulata, ausalt öeldes. nii, nüüd ma võtaks natukene ühed asjad kokku mm,. olge nii kallid, mehed ja naised, kes te nüüd kuulate. nii nagu me Kairiga just enne eetriväliselt rääkisime, et me oleme tegelikult kõik tavalised inimesed ja Kairi ütles mulle seal vestlusõhtul ka nii kihvtilt, et no kui sa vaatad mind praegu, ega ma ei ole ju piitspeenike, aga see ei ole mu eesmärk saada piitspeenikeseks, et kui sa oleksid näinud mind, ma ei mäleta, mis sa ütlesid, 5 aastat tagasi on ju, või 6 aastat tagasi, siis noh, saad aru, igalühel ongi see nagu oma eesmärk. ma kujutan ette, et sina oled siin abimees, kes aitab, kes on käepikendus näiteks minule kui numeroloogile, et kui ma näen sünnikaardis, et on palju kuusi ja oi-oi, kui punes on need inimesed, kellel on enesekindlusega kogu aeg probleeme. toitumine on üks asi, needsamad toitumisnimekiri, mis nüüd tuleb vereanalüüsi kaudu, ma arvan, et see on nagu igale ühele praktiliselt vajalik isegi. ja sina oled see käepikendus, kes aitab seda veel lahti tõlgendada ja tulla siia ja tõlkida siit ka natuke lahti, et mis asi see on. et nii nagu Kairi ütleski, et tema ei tea isegi, mis tema nimi võiks olla, et mis asi tema on, aga ütles, et tema on siiamaani juba nii palju inimesi aidanud, et ta lihtsalt ei suuda nagu enam vait olla, ta tahaks nagu edasi aidata. ja nii nagu mina numeroloogina alustasin kunagi
siis ega ma ka ei teadnud, kuhu ma jõuan, et minge vaadake mu esimesi videoid, siis te näete, kus ma alustasin ja see, kus ma praegu olen, räägin siin Kairiga juttu ja veel teiste inimestega. Ma ei teadnud pool aastat tagasi või aasta tagasi, et ma sinna jõuan, päriselt. Kairi ka ei teadnud siin 6 aega tagasi, millal meil see vestlusõhtu oli, et ta nüüd siin minuga niimoodi päriselt nagu on. Et ta ütles, et tal süda puperdab, ma ütlesin, mul puperdab kogu aeg, hommikul ärkan kohe on nii energiat täis, kogu aeg pupsub aga üleskutse siis on teile siis kallikesed siia, et kommenteerige, aidake siis, aitame koos Kairil nüüd see lahe Facebooki grupp nagu formuleerida, mis nimi seal võiks olla. anname ideid. kui sa ei taha ideed anda, aga sa oled huvitatud sellises grupis, kus Kairi jagaks täitsa inimeste keeles inimestele seda oma kogemusi, siis pange lihtsalt pluss siia kommentaari või pange lihtsalt süda või naeratus. me saame aru, et see on märk sellest, et teil on huvi ja siis me saame rohkem niimoodi kiiremini hoo alla anda siis Kairile, et ta seda teeks. sest mina olen nüüd teda push inud küll, aga ta veel natukene kõhkleb, nii et näitame talle, et huvilisi on rohkem. ja siis jah, seda on vaja, seda on päriselt vaja ja mul endal muidugi tekkis üldse siin, et teeks teenust teenuse vastu, et ma aitaksin sind, sina juba aitad mind, et siis me räägime pärast eetriväliselt. et ma tahaks väga, et sa mind aitaksid päriselt, et nüüd läks mõte mujale, siis ma olen nii eufoorias oma sellest mõttest, mis ma mõtlesin, et ma eetriväliselt sulle pakun, et ma juba ootan, millal meil eeter ära lõpeb et aga ma nii lihtsalt hämmastunult vaatan, kuidas need sinu 9 töötavad ka sinu puhul, et sulle meeldib inimesi aidata. ja vaata see, et kuidas sa ütlesid, et sul on läbipõlemist olnud või siis see masendus. mina ise ei ole üldse nagu ka mitte vitamiinid, aga nende, ma ei ole mingeid selliseid ravimeid saanud, alati ma alati kuulan oma keha ja ma kuulasin seda ka, et seda ka tegelikult iseennast aidata ja teatud hetkel arvatavasti, kes rohkem, kes vähem, ikkagi pöördub arsti poole ja sinule oli sellest abi. sest muidu sa ju langesid täiesti iseenda sisse ja sa ei saanud ennast enam nagu lahti pusserdada. see on näiteks see, et kellel on 9 seal edukuse koodis. vahet ei ole, kus see nagu asetseb, kas lõpus, keskel, mida iganes, mida rohkem teil neid on, seda rohkem te tahate kuidagi nagu oma kookonisse vajuda ja näiteks Kairi lugu nüüd väga hästi tuligi siit esile, et kus sa käisid juba seal ära aga nüüd sa enam sellega nõus ei ole, et enam sa seal olla ei taha, nagu ma aru saan, ja pigem tuledki meid kõiki aitama. ma rääkisin kõik ära sust. jaa. tahad midagi Sa lisada? rääkisid kõik. Ma tahtsingi öelda seda, et miks ma sinna kookonisse langesin, oligi see, et ma andsin ainult kogu aeg teistele. Mhm. Ja siis sellel hetkel ma siis taipasin, et kui mul ei ole endal enam midagi, siis ma ei saa teistele ka anda. Et see noh, teada-tuntud tõde, kõik sellest räägivad, aga päriselt sellest ka aru saada, kuidas see toimib, eks. Et see on selline suur-suur taipamine ja alguses on väga raske siis ennast hakata aitama, sest ümberringi inimesed on ju harjunud, et sa aitad kogu aeg neid. muidugi. Et ka sellest tuleb läbi saada, noh, läbi murda nii-öelda. ja mulle väga meeldib selline asi näiteks, mis praegu ma sinu puhul tunnetan kohe väga tugevalt. number 5, kellel on number 5, jälle ma ütlen, ükskõik kus see kai asetseks, siis teie oskate keerulisi asju lihtsalt ümber rääkida. kui Kairi hakkas minuga rääkima, siis mulle kohe meeldis ta lähenemine. ta ei rääkinud siis sellest vereanalüüsist ja nendest toitumisnimekirjast midagi, ta rääkis lihtsalt oma lugu. ja siis ma mõtlesin, kui huvitavalt ta räägib, ma olen ennegi kõiki katsetusi teinud ja nüüd ma ütlen sellise asja, et teil ongi kohustus lausa jagada oma kogemusi nagu teistele mitte ainult oma lähedastele, sellepärast et tõesti, nad on varsti niimoodi, et näevad, kui emme tuleb koju, siis peab kähku oma tuppa minema, sellepärast et emme tapab info ka ära, vaata. et ja nii on, teie kõik, kes te nüüd kuulate meid ja te mõtlete, et oi, aga ma oskan ka seda ja ma oskan ka seda. või näiteks mitte kaalu langetamisega, aga näiteks selle toitumisega ja siinkohas mentaalselt nagu kinni olemisega selle oma keha ja kõige muuga, siis anname hoogu Kairile ja liituge teie, mina ka kaasa arvatud sinna ja vestlemegi seal mõnusas keskkonnas ja arutame seda sealt edasi seda palju, seepärast et Kairi saab läbi oma kogemuste aidata meid nagu reele, et me ei jääks sinna nagu küla vanamurid jahuma, et vaata, kunagi ma ütlesin niimoodi ja siis mul oli niimoodi ja vaata, mis see Leida seal tegid ja tema on üldse selline paks ja et sa saad aru, et see asi peab olema nagu kontrolli all ja Kairi oskab seda nagu näha
et kuidas nagu tuua sind tagasi, et kuule, nüüd aitab plätramisest, et aga läheks asja juurde, et kuidas sul tegelikult asjad on. ja number 5 on täpselt sama, nagu ma ütlen. kui te ostate pluuse ja teil on kapp täis igasuguseid pluusesid, siis on kohustus üks eelmine vana pluuse lihtsalt ära anda. no ükskõik kuhu. kui sa, Kairikene, käid koolitustel, siis see tähendab seda, et kui sa võtad uue koolituse või see, et iseenda sees juba koolitad iseennast kõrgemale tasemele, siis sa pead alt ära andma, ehk siis pead hakkama ise nüüd inimesi edasi õpetama, nii et siin on meie ja publik, võta meid vastu. tunnen jah seda, et seda on niivõrd palju, et miks ma seda endale siis hoian, et vahest piisab ainult nagu seal sinu vestlusõhtul on ju üks naisterahvas, sa panid meid kokku, eks ole. Ja piisas ainult ühest lausest, kui ma ütlesin talle, et aga sa oled ju miinuses. Ja ta sai juba tükk aega läks aega ja siis ta tuli sulle juba ju kurtma, et no nüüd ma sain aru, onju, mis Mhm. viga on. Ja seal on juba see üks samm, eks ole, et sa hakkad sellest aru saama, sa juba analüüsid seda, aga kui sa ise ei oska edasi minna, siis sul on vaja ju kedagi, kes sind edasi lükkab, et psühholoogi juurde ei taha minna võib-olla ja ta ei tea ju midagi minust ja ta pole sellises olukorras võib-olla olnud ja võib-olla ei mõistagi mind, et väga raske on ju leida oma õiget inimest tegelikult. Mm. et, et see oleks väga kihvt, ma just mõtlesin, et huvitav, et nii äge oleks sul ka need, ütleme, mina olen siis see 5, me olime 5-ga, eks ole, et nii äge oli see just, et päriselt, aga mul on ka ju nii, no siis sellepärast see ongi nii, et see ei ja, ole mingi väline faktor, vaid see tulebki selle seest, eks ole, et need numbrid on ju suht faktiliselt ju paika pandud, eks ole. ja, Et ja siis, kui te seal ühe poole peal olid, näed, aga ma ei ole üldse selline, ma ei ole selline, aga siis sa elad järelikult selle numbri miinuspoole peal ja sul on vaja sellega tööd teha, et tõusta sinna plussi, onju. Ja see oli nii lahe mõte sul neid kokku panna, et ma olin tükk aega, mõtlesin mitu päeva selle peale, mõtlesin, et see on nagu täiega äge. Et kõik ja. ju vadistasid, seal oli niisugune suur vadin ainult käis, et see oli, teate, kui huvitav, jah, ma ärkasin üks hommik selle peale üles, et aga ma võiksin vestlusõhtul panna sarnased kuupäevad omaette kokku ja kusjuures see viiene, kellest me praegu rääkisime, tema on minu väga suur fänn. aitäh sulle, me ei ütle su nime, aga aitäh. ta kindlasti vaatab praegu seda ja sinul siis ma palungi, sa niikuinii tundsid ennast ära, ma isegi ei ütle, kes sa oled, jah, et aga ma tean, et sa praegu kuulad, sest sa mäletad Kairit, sa olid Kairiga koos ja pärast seda sa tulid minu juurde, ütlesid, Merike, ma saan alles nüüd kõigest aru, et ehk siis pane ka siia pluss või süda, kui sa oled huvitatud sellest kõigest. ja vestluse õhtul oligi meelega pandud kokku sarnased numbrid, et me peegeldaksime teineteisele üksteist ja see oli tohutu suur jutuvada tõsiselt, et see näiteks 18 olid 18-ga koos ja kui oli võimalik, siis ka 9 ja Tallinnas toimus täpselt samasugune vadin ja kui sa nüüd täna vaatad seda ja saad olemas Pärnusse, et siis Pärnus on 9. detsember, siis ma teen täpselt sama asja ja muidugi väga soovin, et te registreeriksite, et me saaksime kohti piisavalt sinna broneerida, et seal tuleb seda ruumi natukene kujundada. ja nüüd muidugi me teeme Kairiga juba uue sellise koolituse ka Tallinnas ja küsiti mu käest juba, et kas ma Soomes ka teen. noh, ma ei tea, selles suhtes, et kui soovi on, siis kindlasti teen, aga ma teen natukene nüüd teise suunaga, et ma vaataks paarisuhet. aitäh, et sa teemaks võtsid, Kairi, sellepärast et ma kogu aeg mõtlen, et kas teha või mitte teha, aga ma arvan, et ma teen, sellepärast et seal läks ikka mega põnevaks meil see värk. Läks näpust ära isegi, ütleks niimoodi, sellepärast et inimesed ei saanud üksteisest enam lahti saada aru, ma ütlesin ka, et vahetage kontakte, rääkige pärast edasi, sest see oli nii võimas. et jaa, aga tead, selle hea jah, vaibi pealt ma tahaks veel kord üle siis küsida, õigemini mitte küsida, üle veel rääkida, et oli niimoodi, et kui sinuga nüüd isiklikult tahaks kontakti võtta, siis on Kairi Prikk sealt Facebookist, eks ju, saab sulle Messengeri kirjutada. et, ja. et aga kui nüüd kellelgi ei ole Facebooki, ma tean, et paljudel ei ole, kuhu nad siis saaksid sulle kirjutada? ma mõtlen, kas meili on sul, kuhu meili peale äkki? mul on meil on olemas siis eesnimi, perekonnanimi kokku @gmail.com, no et okei saab ikka ja ma mõtlengi, et hästi huvitav oleks üldse näha, et kus punktis inimesed on, et, okay.. ja koos nende inimestega siis ka kasvada, ma tahaksin hullult juurde õppida ja näidata ja avastada, et seesama, see viitekokku tuleb nii-öelda seal sinu ja, vestluse õhtul, mul oli pärast nii hea tunne,
ma nii loodan, et sellest sündis midagi head just, onju. et ma absoluutselt. niimoodi ütlesin välja, et inimene saab juba jätkata oma eluga, muidu noh, on ju punktis kinni, ma olen ise olnud mitu korda elus punktis kinni. praegugi tegelikult olen olnud punktis kinni, ma ütlesin, ah, ma lähen selle Merikese sellele vestlusõhtule. ah, ma lähen käin ära, no mis see on siis noh. ma ütlesin ka, et ei tea, kas ikka viitsin, aga ma lähen käin ära, onju. ja sealt sain nii palju ka igasuguseid huvitavaid mõtteid omale pähe ja noh, ja sina oled üldse selline aktivist, olen et küll. paned mulle siin ainult takka kogu aeg. Ikka, ma ei jäta mitte ühtegi inimest rahule, kes mu podcast'i tuleb, nii et sina, kui oled mõelnud, et tahad podcast'i tulla, siis tea, et kui ma näen, et sul on nii palju potentsiaali ja kui ma näen korraks sinu sünnikaarti ka, siis hoia piip ja prillid. et ma ise vajasin kunagi sellist inimest, aga ma ei leidnud, nii et mina ise pussisin ennast sinna ja nüüd mulle väga meeldib see Kairi lähenemine, kuidas tema ütles, et ta aitab mind siit välja ja siis ma mõtlen, et okei, kui mina aitasin sind pilti tulla, siis sina aita mind teistmoodi, et kuidas ma saaksin siin stabiliseerida oma punased taskulambi silmad ja natukene vonksi ennast visata. minu eesmärk ei ole saada mingi tikksirgeks 45, ma tahan, et mul oleks ikka tugevat jõudu, et mul oleks lihaluudel ja nõksu midagi muud ka. aga trepist üles praegu nagu tempoga minna ikka võtab võimale ja siis vahest teate, millest mina aru saan, kui mina olen ülekaaluline, ma olen küll, eks ju, päriselt. Ja siis, kui ma tahan saapa paelu kinni panna, siis peab nagu niimoodi lükkama natukene ennast siia kõrvale ja siis niimoodi. Ja siis sa paned sinna niimoodi kinni ja siis ma vaatasin seda ka, et kui ma lähen autosse, kommenteerige teie ka, et kui ma olin nagu nõksu vähem, ütleme 10 kilo niimoodi vähem, siis ma tõstsin ilusti 2 jalga korraga talvel, tõstsin niimoodi sups autosse ja siis mingi hetk tunnen, et ei jaksa, mis asi see on? Mhm. ja siis tõmban 1 jalg ja siis teine jalg ja siis ma mõtlesin, et op, noh, nüüd on midagi pahasti. see ongi see, millest ma räägin, onju, et pead ise hakkama märkama neid asju ja kõike ei märka ja ei taha tunnistada ka omale. mis Mhm. on see kõige hullem, ongi see, et need inimesed valetavad tegelikult endale. ma olen oo ju ka jaa, kogu aeg valetanud, oi, ma ei tahagi peenike olla, tahan küll. või et okei okay,, peenike tänapäeval on natuke teine, ma tahan olla vormis. ehk jaa. siis ma tahan saada eluga hakkama, et ma ei taha jääda selle taha, et ma ei jaksa poekotti näiteks tassida koju omale. Mm. selles mõttes, eks ole. väga huvitav. ma mõtlesin ka siin, kui ma sind kuulasin peale sünnitust, noh, vahet pole peale millist sünnitust, iga kord ma olen tõusnud nagu pärmitaigeni, siis ükskord minu suurem rekord oli 113. ja siis, kui ma sain aru, et no ma olen praegu mingisugune, mis ma olen, ei tea, kas valetaks või ütleks päriselt, 94 olen ja ikka vahest hüppan kaalule, vaatan ja ma mõtlesin, et täitsa lõpp, kui raske oli saada riideid 113, ikka mega. ja siis ma vaatasin ka, et ohoh, et vot see on ema, vot see on emade ema kohe ja mul oli laps ikka noh, alles tulnud ja mida iganes ja me võime kõike valetada ja mulle väga meeldisid maiustused ja kohupiim ja kohupiim seal kakao ja suhkruga, rääkige, kellele meeldib ka sama lugu, ossa, ma ei Mm. kogu aeg seda süüa. okei, no nüüd vot, on jutt jah. plärak selles suhtes, et vot siin Kairi oskab reguleerida ja ma olen väga põnevil igastahes, mina nüüd läbi Kairi käekäigu võtan kuulda asju, vaatame, kuidas me edasi sinuga areneme, et ja kirjutage siia kommentaaridesse, nii nagu ütlesin, pange plusse, pange südameid, kui ei julge kommenteerida, aga andke ka natukene mõtteid, milline see suletud grupi nimi võiks olla. ja küll Kairi ise ka mõtleb, et kui keegi välja ei mõtle, siis küll me välja nuputame, selles suhtes ma ei jäta nüüd Kairit siin üksinda pusima. uskuge mind, te näete varsti Kairit rohkem kui mind tahtsin ütelda, aga valetan. ma loodan, et on nii. okei, kallikene, kas sa tahaksid veel midagi lisada või me lihtsalt jätame hüvasti kõigiga siin suure südamega sombuses ilma? hüvasti üldse ei jätaks, et nägemist võib-olla oleks paslik. aga ma mõtlen, et ma võib-olla ütleks midagi lõppu niimoodi, et kui sa oled mõelnud ikkagi, et sa tahad midagi teha, siis lihtsalt hakka tegema. kui sa ise ei oska, küsi abi. Mm, suurepärane. jah, ja nii ongi. ja nüüd ma ütlen jah, ma ütlen needsamad laused kohe eetriväliselt Kairile ka ühe asja kohta. uskuge mind, ta saab praegu piitsa ja präänikut. mis te arvate, mis ma talle ütlen? ma hakkan talle kohe nüüd ütlema, kuidas ta rohkem pildis peaks olema, vot. tema juhendab mind nagu tervislikkuse poole, mina ütlen, kuidas tervislikult pildis olla. tšau kõigile, aga sellest me ei räägi praegu. tšau, 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 kommenteerige.